Minu nimi on Riko Veskiväli ja tänases videos vaatame ühe kõige olulisema astroloogilise sellise seisu, kõige olulisema planeedi, milleks on Saturn ja siis kõige olulisema sellise astroloogilise seisu inimese elus, milleks on Saturni tagasitulek. See video keskendub sellisele astroloogia, ütleme, kõige sellise alustalale või ABC-le ja siis täna räägimegi, et kes on Saturn, tema arhetüüp, mida ta tähendab ja siis need Saturni need mõjutused, see, kuidas see Saturn seal üleval liigub, et see, mida see siis ka inimese elus tähendab. Aga hakkame pihta. Siin me siis näeme Saturni seda astroloogilist glüüfi, see on sellise sirvi kujuga, sellest ma räägin kohe juurde, et see on hästi vana sümbol tal juba, paar tuhat aastat vana. Ja Saturn on siis aja, struktuuri ja küpsemise arhetüüp. Hakkame pihta. Mis on siis Saturn, et kui me räägime ka nendest planeetidest, siis me räägimegi sellistest planetaarsetest arhetüüpidest. Mis asi on siis arhetüüp? Arhetüüp on selline põhimuster või selline põhivorm või selline püsimuster inimeste elus. Ja siis Saturn on võib-olla üks selline kõige suuremaid ja üks kõige olulisemaid. Mis on siis Saturn? Niiviisi on siis öeldud, et me elame Saturni reaalsuses. Ehk siis Saturn on see reaalne maailm, see käega katsutav maailm. Et me inimestena oleme kehastunud füüsilistes kehades kõvas materiaalses reaalsuses. Ehk siis Saturn on see kõik see käega katsutav reaalne maailm, see materiaalne, see kõva, see struktuur, see jäikus, see kõik, mida sa saad käega katsuda, see, mida sa koged oma elus. Ja Saturni sisse siis jääb ka hästi palju sellist tähendust, kuna ta on terve reaalsus ise. Iga päev kohtame väljakutseid, takistusi, mis muudavad meid inimesteks. See on siis Saturn. Saturn on elu alguses, tuhudes. Sellest tuleb siis natuke rohkem juttu Stanislav Grofi juures, et miks siis just see sünniprotsessis, mida see Saturn tähendab. Ehk siis Saturn on elu alguses tuhudes, mis meid maailma toovad. Ja ta kohtub meiega elu lõpus, juhatades meid üle surmaläve. Ehk siis ta on teda nimetatakse selliseks nagu lävevalvuriks, et Saturn symboliseerib siis nii alguseid kui lõppe. Tema need planetaarsed seisud seal üleval siis korreleeruvad palju inimeste eludes siis sündide ja surmadega. Räägime sellest kohe varsti juurde. Saturn on meiega igal sammul pakkudes meile takistusi ja väljakutseid. Saturn on siis väga palju just seotud takistuste ja väljakutsetega, mida me vajame, et küpseda nendeks inimesteks, kelleks me oleme mõeldud. Siin see Pekka Tarnase mõtted suurepäraselt siis juhatavad sisse siis seda, kui Saturn kui reaalsuse printsiip, kõik selline materiaalne, tuhud, selline raskus, elu algused, lõpud, vaikselt nüüd juhatan seda Saturni teemat teile sisse, ta on suur teema, aga sellised esimesed märksõnad. Ja siis natukene tema nimetamisest ka, et tunneme siis teda sellise nimega nagu Saturn. Siis see tüvi tuleb ladina keelest ja roomlastelt, ehk siis see Saturnus. Nendele oli ta siis seemne ja külvi jumal. Ja Iitses siis või selles vanas Roomas oli 2 suurt püha, ütleme kõige olulisemad sündmused siis Rooma vabariigis ja siis impeeriumis. Oli siis talvel, detsembris oli see Saturnuse püha. Ja siis kevadel oli seal see Reemuluse või seal nende 2 venna mingi minust on see siis külvipüha. Aga Saturnus siis oli just vanal ajal palju seotud siis selle põllumajandusega, vilja kasvatamisega ja siis kreeklastel seemne ja külvi jumal. Kreekas siis, nagu me teame, siis need Kreeka ja Rooma jumalad, et nad olid sellises sünkroonis omavahel. Ja siis Kreeka vaste Saturnile oli Kroonos. Ja siin võib natuke näidata teile siis neid Kroonose pilte, kuulsaid võib-olla mingi selliseid keskaegseid, kus siis teda alati sümboliseeritud selle vikatiga. Kuulus müüt, kus siis Saturn seal oma selle vikatiga siis õgib oma lapsi, see on siis Kreeka mütoloogiast. Selline Saturn õgimas oma lapsi, see on suur Kreeka müüt, ma ei hakka sellele siia nii palju keskenduma, aga Kreeka keeles siis või vana Kreeka keeles see Kroonos ka tähendab aega. Ja Saturn on siis ka hästi palju seotud ajaga. Seal on see, et põllumajandus on asi, mis nõuab aega. Kevadel külvad,
sügisel lõikad, et see on selline aeglane protsess ja Saturn ise ka, ta taevas ta ka liigub hästi aeglasesti. Et ta on siis kõige viimane planeet, mida on silmadega võimalik näha, ta on küll taevas selline pruunikas täht, üsna raske on ta taevas näha, aga ta liigub hästi aeglasesti. Ehk siis selline teine suur teema või hästi oluline asi, mida on siis Saturni puhul on vaja meelde jätta, on aeg. Ehk siis tema, kuna ta liigub hästi aeglasesti, ta on silmaga taevas näha, siis juba siin tuhanded aastad on kõrgtsivilisatsioonid ja kultuurid teda näinud, temast rääkinud ja temaga suhtes olnud, siis temal võtab aega 30 aastat, et see tiir ümber päikese ära teha. Ja sellest 30 aastast siis tuleb ka varsti rohkem juttu, see on siis seotud nende Saturni ringidega. Aga jah, siis Kreekas tema nimi Aeg, see Vikati mees, ka siuke Vikat on ka, mis lõikab, Saturn on siis nii-öelda oma sellise lõikamisega, siis ta on hästi palju seotud, siis Indias on ta seotud selle otseselt karmaga, Saturn on see põhjus-tagajärg, kannab endast ka palju teemasid. Ja siis muidugi, kuhu siis ka, ütleme, mina näen astroloogia liikumas on see, et me ikkagi oleme taas loomas seda suhet nüüd selle ülailmaga, sest ülailmast tahaks vast rääkida aga niisest Eesti kontekstis, aga just selle taevaga uue suhte loomine ja nende taevakehadega ka, et siin loodusrahvad tihti küsivad õiget küsimust, et kust me panime nendele planeetidele need nimed, et kust me need võtsime. Ja kust meie need võtsime, me võtsimegi siis nendelt roomlastelt ja kreeklastelt neid. Ja kust nemad võtsid, nemad siis võtsid sealt kuskilt Mesopotaamiast ja Egiptusest ja kandsid seda hermeetilist teadmist sealt teiselt poolt Vahemerd endale üle. Ja suur teema siis selle tänapäeva astroloogia puhul ongi see, et astroloogia on arenemas, liikumas ka edasi, et on oluline ka, mina arvan, et ka natukene edasi liikuda siis ka nendest viisidest, kuidas me siis näiteks suhestume üldse sellesse taevasse või lihtsalt kuidagi edasi liikuda sinna või tagasi liikuda sinna taeva poole. Ehk siis ma olen ka tihti võtnud siis need loodusrahvaste nimesid, sest nemad ei nimeta taevakehi siis selliste väljamõeldud nimede järgi, vaid et nad nimetavad neid asju niiviisi, nagu nad näevad. Ja siis Anishinaabe indiaanlased kutsuvad Saturni siis kaugel istuv aed, ehk siis sellest kaugel istuvaks aiaks. Ma proovin siis seda hääldasin Titi Biniji Bijon Gidi Jani Aki. Aki on siis maailm, see sinna siis selline kaugel, võib-olla see on siis istuv. Ehk siis, et aed, siin Saturn on ka siis hästi palju seotud sellise korra ja struktuuriga, siis aed on ka selline nähtus, kus siis valitseb kord ja struktuur, et kui looduses on selline suuremat sorti selline kaootiline või entroopiline loome, ka teatav kord, aga siis ütleme Kadrioru pargis või meie enda aedades on ka siis selline nagu hoolitsetud aed, mis on piiratud ja Saturni puhul ka, et siis tema suur sümbol on ka muidugi see ring, et see, mis piirab teda. Suur teema tema puhul. Ja see ring on hästi tähtis sellepärast, et seda on ka, ütleme nii, et isegi palja silmaga on seda ringi näha. Kui sa võtad juba binokli, siis seda tähte on ka, et sa näed tegelikult, et see täht on, et seal on see jõnks on sees. Ja kui sa binokli võtad, siis ka binokliga on ka tegelikult näha see väike, seda ringi poolt on siit üsna hästi näha ja see, et ta on niiviisi selle väikse nurga all. Et see on üsna selline, ja mida siis need loodusrahvad teevad, et see kaugel istuv aed, et nemad nimetavad siis neid planeete selle järgi, kuidas nemad neid taevas näevad. Et me ei omista siis neile võib-olla selliseid, et Marss on mingi sõjajumal ja siis Saturn on mingi jumal või see Kroonos on keegi, kes seal sööb lapsi või siis Saturn on seal midagi teistsugust või Mesopotaamias on mingi 3. või 4. Et me ei mõtle siis välja mingeid lugusi või omista neile mingid väljamõeldud nimesi, vaid et me nimetame neid nii, nagu me neid taevas näeme ja see kaugel istuv aed on ka ilus nimi siis minu arvates sellele Saturnile. Et sellise nimetamise teema siia ka juurde. Saturni erinevad nimed siis. Ja muidugi kõikidel kultuuridel on siis erinevad nimed nende taevakehade kohta ja ma arvan, et see on ka üks samm edasi liikuda sellise rohkem kaasatud astroloogia poole või sellise laiema
perspektiiviga või sellise külluslikuma astroloogia poole on see, et me õpime tundma siis, kuidas erinevad kultuurid, eriti loodusrahvad, on siis selle taevaga suhenud. Sest nendel on ka veel selline pidev õpetuste jada veel alles, selline katkematud liinid. Aga Saturni orbiit, siis juba mainisin teile, et on siin 30 aastat umbes Saturni tagasituleku tsükkel, ehk siis need rõngad on sellised jää- ja kivirõngad, mis on nähtavad isegi läbi väikese teleskoobi, binokliga on näha, kõige kaugemal asub planeet, mida teadsid muistsid inimesed, nähtava kosmose piir. Ehk siis see kõige kaugem taevakeha, mida me siit maa pealt veel silmaga näeme. Ja lihtsalt siis teile väga natukene vihjeksin, et praegult, kui suvel lähete õue, siis te teda taevas ei näe, et siin esimest korda ma vaatasin järgi, millal teda see aasta nüüd uuesti hakkab nägema, on siin kuskil 10 ajal õhtul, kella 10 ajal õhtul ja siis siin oktoobrikuu alguses on see, millal me siis siin idataevas hakkame seda Saturni uuesti nägema. Ehk et kui tahad minna üles otsida Saturni taevast, on selline pruun tuhm täht, reaalses taevas on ta siis sellest kalade tähtkujus praegu, et siis soovitan minna, siis seda saab teha seal oktoobrist ja juba oktoobrist edasi, siis ta hakkab siit vaikselt siia poole liikuma iga kuu. Aga Saturnist siis natuke tema nimest, tema füüsilistest omadustest ja siis võib-olla ka sellistest võib-olla natuke teistsugustest nimetamisvormidest. Aga siin on siis võib-olla üks vanimad kujutusi, need on need Kreeka siis sellised vaasid. Siin on ka siis selline kuulus lugu, kus see, mis ma mõtlen, kas see Rea või Gaia, Saturn siis igal juhul õgis oma lapsi, need, mida ta selle naisega siin tegi ja siis ühe korra siis see naine, kas see Rea või Gaia sattus Saturni peale pahaseks, siin on ka tal see pulk käes ja küllap see vikad siin kuskil, et siis ta andis talle kivi lapse asemel, sest siin oli vist selline suur ettekuulutus, et üks tema lastest siis kukutab Saturni ja siis ta neelas selle kivi alla ja siis see Zeus oli siis see Saturni laps, planeetidest Zeus on siis Jupiter, kes siis tema kukutas. Niisugune pikk lugu. Ja Senex siis, vana jumal, Senex on siis, ütleme ka selline kõige paremini siis võib-olla kirjeldab seda Saturni arhetüüpi siis selles vormis, et mismoodi ta siin läänemaailmas on nähtud või siin ütleme sellises ladina keeles või selles ladina maailmas või sellest Rooma-Kreeka maailmas, kus me täna tegelikult elame või kus meie tsivilisatsioon on välja võrsunud, et see Senex siis kirjeldab suuresti seda, mismoodi on siis see Saturni arhetüüp meie sellises maailmas avaldunud. No see siis ladina keeles on Senex on vana mees, meie sõnad siis nagu senaator, seniilne, seenior, senescens pärinevad kõik sellest tüvest. No siis seenior, seniilne, kõik me siis teame neid sõnu, need siis kõik tulevad sellest sõnast Senex ja see on siis nagu vana mees. Ja siis Saturn on ka oma olemuselt, ta on vana ja ta ühelt poolt ongi ta siis see vana mees nii-öelda. James Hillmani 1970 aasta fundamentaalne essee on Senex Consciousness näitas, kuidas siin on puudu, näitas, kuidas Saturn kujundab meie religiooni, psühholoogiat ja filosoofiat ja elu. Ja sellest ma siis tegin saate ka Hardo Pajulaga sellest esseest Saturni arhetüübist, et kui see teema teid natuke rohkem huvitab või soovite siis Saturni arhetüüpi siis rohkem või siis selle esseega või siis selle Saturni arhetüübiga veel rohkem tuttavaks saada, siis mul on siin enda kanali Rico Veskiväli YouTube kanal on siis Saturni arhetüübist sellest samast esseest on siis siin pea 2-tunnine intervjuu või vestlus Hardo Pajula ja Siim Lillega. Kui soovite, siis seal me räägime sellest Saturni Arkai ajakirjast ja seal siis see essee on siin selles ajakirjas ilmunud. Et seal on siis Saturnist rohkem juttu. On Senex Consciousness, aga siis James Hillman siis kirjutab seal Senex Consciousnessis, et Saturn on samaaegselt põhimõte, mis näeb läbi, siis ta on see nii-öelda läbinägev reaalsus, dekonstrueerib illusioone ja Jumal, kes annab sellele, mis on jäädav, ta on siis sellise kõik, mis on jäädav, sellise annab siis sellele struktuuri, kaalu ja tähenduse. Ehk siis ta on ka sellise struktuuri loov. Ja ta on siis oma olemuselt ka on see Saturn siis selline mitmemõõtmeline ja nende arhetüüpide puhul on ka hästi oluline just see mitmemõõtmelisus, et tihti inimesed, näiteks kui ma teen siin Astrotarga kanalil mõnda intervjuud või mitte intervjuud, vaid videot või ma räägin näiteks planeetidest, siis nende planeetide tähendused, näiteks kui sinna üles tuleb ka mingi planetaarne seis, siis see ei tähenda seda, et need konkreetselt nüüd juhtuvad sellised sündmused, vaid et seal on selline mitmemõõtmelisus on sinna sisse pandud. Ja Saturni see mitmemõõtmelisus on
on, ma arvan ka siis kindlasti üks kõige suuremaid, et kui siit korra siit Astrotark lehelt vaadata õppematerjalidest planetaarseid arhetüüpe, siin on siis Richard Tarnas käsiraamat ja kui ma võtan siit selle Saturni kirjeldused lahti, no siis me näeme, et see Saturni kirjeldused on hästi-hästi pikad. Et ta kannab endast siis ütleme kogu seda elu ennast, elukogemust, reaalsust, töö tegemist, struktuuri ja kuna elu ise on hästi suur, karma on ka selline suur põhjus tagajärg, elu on pikk, ta võtab aega, siis Saturn ka endast kannab hästi palju ja ta on nii-öelda selline nagu mitmemõõtmeline. Ja Saturn võib siis väljenduda traditsioonide, aluste, kindlate eesmärkidega, aga ka kitsenduste, rõhumise, eitamise ja rõhuva raskusena. Ta kannab see endast palju. Ja siis Jungi tsitaat, et ühtegi arhetüüpi ei saa taandada lihtsale valemile. Me ei saa öelda, et järgmine nädal on seal siis Saturni, Neptuuni ja Veenuse konjunktsioon taevas ja nüüd juhtub see. Vaid et me saame märgata, et seal on selline seis ja siis me saame vaadata, et mis on nende arhetüüpide selline mitmemõõtmeline kirjeldus, siis me saame nagu olla rohkem teadlikud, jälgida seda, mis siis meie enda eludes toimub, mis ümberringi toimub ja me saame siis märgata sellised mustrid või me saame märgata siis seda sünkroonsust, et seal üleval on midagi ja siin all toimub midagi ja nende vahel on selline tähendusliku seos, aga me ei saa niiviisi konkreetselt, sellele arhetüübile ei saa konkreetselt näppu panna peale. Et teda ei saa taandada lihtsalt valemile, see on selline anum, arhetüüp on selline anum, et ta on siis, see anum on täis neid kirjeldusi, neid omadusi, aga ta on oma selle arhetüübile on ta ka true. Mul on see mõte siit jooksis läbi. Ja siis natuke Saturni evolutsioonist, et siin natuke ma seda Saturni evolutsiooni teemat juba tõin sisse, et mida ma ise teen ka, et neid uusi nimesid, loodusrahvaste nimesid, aga siis traditsionaalses mõttes siis Saturn oli väga selline paha tegija. Ja sünnikaardis ka näiteks, et kui vaatate oma sünnikaarti siit astrotark.ee lehelt saate seda teha. Tegingi siis sellise eestikeelse astroloogia tarkvara, kus siis iga inimene saab oma sünnikaarti vaadata ja näiteks kui sul siin on Saturniga, Saturn on siis sünnikaardil siin, et kui sul on Saturniga mingi aspekt, siis sa saad siia alla minna, selle lahti teha, lugeda neid kirjeldusi ja seeläbi siis ka olla teadlikum näiteks, et mismoodi sinu elus, sinu see Saturn siis avaldub. Ja siis paha tegijad, siis traditsionaalses mõttes siis Saturn ongi just selline paha tegija või temasse ei suhtutud väga hästi. Jupiter siis vastupidiselt Jupiter taevas siis oli selline ere ja suur planeet ja liikus seal kiiremini ja seotud siis just selliste positiivsemate teemadega. Siis Saturn siis traditsionaalses mõttes oli just seotud selliste negatiivsemate teemadega. Siis kaasajal me oleme jõudnud siis ka nii-öelda see astroloogia ja üldse see elu siin maa peal on nagu edasi arenenud ja ka evolutsioon on toimunud, et me ei näe, me ei vaata enam neid planeete niiviisi, et üks on paha ja teine halb ja me ei vaata need suhted ka niiviisi, et need on ülevalt siis konkreetselt mingid asjad, et sinu sünnikaart on selline ja sa oledki sellepärast selline, vaid et see on selline evolutsioon, sa saad oma sünnikaardiga, sa saad oma eluga olla suhtes, teadlikumas suhtes, saad olla teadlikum iseenda tugevustest ja nõrkustest ja seeläbi siis teha ka oma elus selliseid teadlikumaid, kindlamaid valikuid, olla teadlik siis, mis on sinu plussid, pooled, mis on sinu miinused, millega tööd teha ja nii edasi. Aga paha tegijast mentoriks, siis see on niisugune suur teema siis natuke, et mis on siis, kuidas see Saturn on siin arenenud ka, ütleme, siin siis viimasel paaril 100 aastal või 100 aastal siin eelmise sajandi jooksul meie niiviisi suhtes. Ja Malefic ongi siis, ütleme, see paha tegija, ütleme siis selles inglise keeles või selles traditsionaalse astroloogias vaadagi siis nii-öelda neid malefikuid või neid benefikuid või siis neid heategijaid ja pahategijaid ja siis Saturn kindlasti oli see pahategija seal vanal ajal. Siis vanas ja keskaegse astroloogias räägiti Saturnist kui suurest pahalasest, õnnetuse, jäiga saatuse ja väljaspoolt peale pandud kannatuste planeedist. Külm, kuiv, pahatahtlik jõud, mida tuleb karta ja lepitada. Siis tasub meeles hoida, et Saturn, ta on ka palju siis selliste, keegi ütles hästi, et kui saaks valida elukogemusi, et siis väga neid Saturni omasid ei valiks. Aga need on muidugi siis need kogemused ka, mis on võib-olla kõige olulisemad meil inimestena kogeda. Saturn on saatus, mis sind saadab. Kaotus, viivitus, piiratus ja surm, ilma lunastuse või sügavama eesmärgita. Siis Saturn on palju surmaga seotud, sündidega seotud, siit ette rõtalt võin öelda, et siis need Saturni ringid, mis meie elus toimuvad seal, kui me oleme 30, 60 ja seal 90, et siis need on tihti ka seotud inimeste elus siis näiteks surmade ja sündidega peres. Ma räägin sellest kohe varsti natuke juurde.
siis 1970 või 60 hakkas ka siis selline psühholoogiline pööre pead tõstma ja siin on ka öeldud siis kuulsad, et 20. sajand oli ka siis nii-öelda see psühholoogia sajand või psühholoogiline sajand, kus siis tänu Freudile ja Jungile hakkas siis arenema ka siis selline teadusharu nagu psühholoogia ja siis astroloogia hakkas ka võtma sellist psühholoogilist kuidas ütlen siis sellist nagu touchi või suunda endale ja siis Lee Screenil ilmus selline raamat nagu Saturn, A New Look at an Old Devil, mul on see siin olemas ka, sama Siim Lill siis kinkis mulle see raamat, et Siim on ka siis, kuidas on siis Saturniga rohkem tegelenud ja Lee Screeni Teedrajal 1976. aasta raamat kujundas Saturni ümber vajalikuks sisemiseks surveks. Ehk siis me hakkame seda nägema, mismoodi ka see suhe saab näiteks Saturni muutuda või meie suhe Saturniga saab muutuda. Ja see on ka võib-olla suur asi, millega siis üldse arhetüüpne astroloogia tegeleb, on see, et mismoodi luua uus suhe nende arhetüüpidega. Sest et kõik need arhetüübid, kõik need põhimustrid, kõik need 10 tükki päike, Kuu, Merkuur, Marss, Veenus, Jupiter, Saturn, Uraan, Neptuun, Pluto, meil on need kõik põhimustrid on meie eludes olemas, aga nad ei ole teadvustatud. Nad on kuidagi niiviisi nagu meelevaldselt liikumas meie eludes ja kui me hakkame neid teadvustama, siis me saame neid suhted ümber kujundada. Ja ma arvan, see ongi üks nagu see suur võti selle arhetüüpse astroloogia puhul või üldse sellise uue astroloogia puhul on nende suhete selline ringi kujundamine. Ja siis me saame ka seda elu siin maa peal muuta. Saturn on surve aktualiseerimiseks. Takistused ei ole karistused, vaid materjal, millest ise loomus epistatakse. Ehk siis kõik, mida see vanale vaata, kõik see raskus, mida Saturn toob, no siis kõik see raskus on tegelikult vajalik, et meist saaks tulla siis need, kes meist on vaja nagu tulla või saada, eks. Iseloomus epistus tuleb siis läbi nende karistuste, raskuste ja nii edasi. No siis suur teema, millele siis keskendusime ka Siim Lillega, Saturni ja suure ema selline arhetüüp ja nende omavaheline seos ja Siimuga siis sai tehtud ka podcast siis ühe sellise naise nagu Jessica Garfield intervjuu, siis me rääkisime siis tema sellest ühest esseest siin sellest samast Saturni ajakirjast või selle Saturnile pühendatud Arkai ajakirjast, siis sellise Saturni suhte taasmõtestamist läbi sellise feminiimse aspekti, mis on siis ütleme siin läänemaailmas, mis on ülimalt patriarhaalne, me oleme kõik sellise patriarhaalse süsteemi pärinud sealt roomlastelt, kreeklastelt ja kogu see kant sealt. Me oleme siis läbini selline patriarhaalne ühiskond ja siis me seal siis selle Saturni tarkuse saates me rääkisime ka siis sellisest, ütleme siis nagu feminiimsest Saturnist võib-olla. Ja siis natuke teile puhutas seda teemat siin ka, et siin, siis Stanislav Grofi, ma loen selle ette, siis ma avan seda teemat üle. Stanislav Grofi perinataalsed maatriksid paljastasid patriarhaalsele mõtteviisile nähtamatu mõõtme. Saturn on ka suure emajumalanna väljendus. Sünnituskanali ahenemine, emakasisene ühtsusest eraldumine, avaldumine konkreetsesse reaalsusesse. Need kõik on Saturn ja need kõik on ema. Millest siis siin jutt käib? Stanislav Grofist on ka siin mu enda selles Rico Veskiveri kanalil ma olen juttu rääkinud ja muidugi see arhetüüpne astroloogia ongi just Stanislav Grofi ja Richard Tarnase tööst välja kasvanud ja mida siis tähendab, et siis Saturn on siis nii-öelda see, ma mõtlen, siin on parem pilt ka kuskil, see pilt, et Saturn on nii-öelda need tuhud siis, eks. Oli seal kirjas. Nii, teeme natuke suuremaks selle teile. Nii. Siin on siis astroloogia, et üldse siis Stanislav Grof, kui te ei tea seda, siis ta on kuulus siis oma nii-öelda selle LSD teaduse poolest, sealt hakkas ka siis arhetüüpne astroloogia välja kasvama ja siis muidugi oma nende sünnimaatrikesiteks, et siis Stanislav Grof siis avastas, et mismoodi see sünnikogemus on võib-olla siis üks kõige olulisemaid meie inimkogemuses ja see mismoodi on ka meie sünd kujunenud. Et see siis väga palju mõjutab seda ka, et mismoodi, see on meie nüüd elu esimene kogemus ja sealt me saame siis väga palju selliseid asju, kogemusi või sellised, seal on ka juba nii-öelda kogemine ja mälu ja siis see sünniprotsess on hästi oluline. Sellisest Stanislav Grofi suur töö ja muidugi sellest ma olen ka siis ühe Eesti perearstiga ja ämmaemandaga rääkinud, Anna Luik ja vaatame
seal me siis rääkisime sellest 4 maatriksist. Sünnijäljed oli saate pealkiri. Kui kedagi huvitab, siis see Grofi töö, siis minge vaadake seda saadet, kus me räägime siis sünnikogemustest just selle Grofi töö valguses. Aga mida siis Grof avastas, et siin oli juttu siis nendest, Saturn on siis seotud nende tuhudega, eks oli seal kirjas. No siis Saturn siis ongi, ütleme, kui see esimene kogemus, kui me oleme siin ema kõhus, ulbime sealses lootevees ja kõik on selline amniootiline ja paradiis ja selline väga suure selline nagu ühenduseks, seda ta siis seostas Neptuuniga või seostab või on Neptuun, siis kui hakkavad need tuhud või kontraktsioonid või see emakas hakkab meid suruma, siis tekib esimest korda selline piir, selline rõhumine, surumine, väljas on mingi reaalne maailm, midagi rõhub, survestab, see reaalne käe katsutav reaalsus kuidagi hakkab endast märku andma. No siis see Grof avastaski, et see on palju seotud just selle Saturni arhetüübiga. Ja kuna sünd on siis puhtalt siis seotud sellise loomisega, sünd on seotud emadega, emadusega, siis Saturn ka oma olemuselt ongi just väga palju seotud ka siis just sellise feminiimse aspektiga, mis on siis muidugi selles läänemaailmas, selles lääne astroloogias ja traditsionaalses astroloogias ja võib-olla üldse selles lääne kultuuris on just see feminiimne pool või see naiselik pool on nagu täiesti kuidagi nagu alla surutud või kardetud. No siis Grof ütleb ja Garfit Kabare ja tarnas, et Saturni vastandu naiselikule, ta elab tema sees, Saturn on üks suure ema mitmemõõtmelisusest. Ja noh, kui see teema siis rohkem huvitab, et ma ei hakka siin väga palju sellesse Saturni feminiimsesse aspekti hetkel sisse minema, et ma kindlasti tahaks ka selle Jessica Garfit Kabarega, kes on siis selle essee autor, millest me sellest Siim Lille saatest räägime siin Saturni tarkusest, et temaga tahaks kindlasti oma intervjuu teha inglise keeles, et seal siis noh, lühidalt teile mainida siis seda lihtsalt, et Saturn kui millega saab suhtes olla, selline aeg, kogemus, ajast tulenev kogemus, elu selline raske pool, kuidas tuleb siis sellisest raskusest tähendus, teistsugune selline tsükliline aeg, kõik need samad asjad, mis on see Saturn, aga seal on teistsugune kvaliteet juures, mis on pigem feminiimne. No, ma olen palju siis Põhja-Ameerikas olnud ja loodusrahvastega koos olnud, indiaanlastega koos olnud, siis nende juures ma näen ka seda, et nemad on just selle Saturni arhetüübiga või siis oma elus on just see feminiimne pool on nagu väga-väga kõrgel ja see patriarhaalne pool või noh, et on ka, aga need asjad on pigem tasakaalus, aga siin praeguses maailmas on just see patriarhaalsus on nagu see meeste võim on nii-öelda selline valitsev kord, eks. Aga see teema huvitab siis kuulaks Saturni tarkussaadet, seal ma räägime sellest rohkem. Aga nüüd selline teine suurem teema on siis see Saturni tagasitulek, see on siis juba selline astroloogiline teema, transiitide teema, et siin siis Astrotark lehel saab ka vaadata see enda transiite, mida siis tähendab see Saturni tagasitulek, see mõtlen, et õppematerjalist saate ka vaadata siis oma need Saturni tagasitulekuid siin, et see on siis võib-olla üks sellised olulisemaid transiite inimese elus. Siit siis vaatame, minul oli see 14. aprill 2021. Mis siis tähendab? Siin keskel siis transiidi selles lehel on siis keskel on teie sünnikaart ja siis väljas on need planeedid hetkel taevas. Ja minul siis sai Saturni esimene ring, mis siis tähendab, et see Saturni esimene ring saab täis? See tähendab seda, et sa sündisid siin, et sinu sünnikaart on siin ja sa hakkad elama ja siis Saturn hakkab siit niivis liikuma. Planeedid siis liiguvad siit vastu päeva ja siis kui sa saad 30 aastaseks või seal 28 või niiviisi, 29, natuke sõltub, siis see Saturn jõuab täpselt samasse kohta tagasi taevas, kus ta oli sinu sünnihetkel. Ja see siis ongi see Saturni esimene tagasitulek. Teine tagasitulek on siis, kui sa oled seal 58–60, siis toimub nii, et esimene ring on täis saanud ja siis ta hakkab uuesti siit liikuma ja siis ta jõuab uuesti, teeb tiiru ära, jõuab uuesti siia. Ja siis see teine Saturni ring. Ja need on siis võib-olla 2 kõige olulisemat transiiti inimese elus. No kui te lähete, siis vaatate sealt nendeks õppematerjalidest olulised transiidid, Saturni tagasitulek, siis vaatate neid kuupäevasi siin, siis te näete ka, saate tagasi vaadata näiteks, et mis toimus teie esimese Saturni tagasituleku ajal. No mul oli ka suur elu muutus, ma vahetasin elukohta, kolisin linnast maal, elasin 4 aastat maal, Tallinnast Peipsi äärde. Igal inimesel on omasugused omad lood, mul see kõik toimus ka täpselt selle nädala sees, ma mäletan 1. aprill 2021 ma kolisin, see oli siis 14. aprill oli mul see täpne joondus, et seal siin palju näiteid on, ma olen vaadanud klientidel, perekonnas, teine Saturni ring saab täis, keegi sünnib peres, keegi sureb ära, lähedane, et see Saturn on selline karma pitser meie elus
Indias ka on ta seotud karmaga ja mingil hämmastaval kombel meie elu on siis selle Saturni liikumisega seal taevas seotud, see, kuidas ta seal neid tiire teeb, kuidas ta liigub, meie enda selline reaalsuspool, meie karma, meie selline põhjus, suured struktuurid meie elus võivad muutuda vastavalt sellele, mismoodi see seal üleval liigub. Ja vaba tahe ka eksisteerib, et see ei ole niiviisi, et see Saturn nüüd põhjustab selle sündmuse, aga kuidagi me hingame koos nende planeetidega seal üleval. See ongi siis see astroloogia, see salapära, eks, et see sünkroonsus siis sellega, mis seal üleval on ja sellega, mis siin meie elus siin on. Siin on siis transiidi omadused ka, et siit saate siis lugeda, mida see Saturni, ma võisin korra lugeda, varju poolelt on ta ühe eluetappi lõpp, teise algus, tunne, et on välja kasvatud teatud eluviisist, tööst, suhtest, elukohast, elusituatsioonist. Inimesed siis teevad suuri muutusi seoses elukohaga, tööga, suhtega, elusituatsiooniga, algused, lõpud. Siis siin on need plussid ja miinused siis seoses selle Saturni tagasitulekuga. Nii, ja minul siis ta oligi siin 2021, iga ühel on ta erinevalt, siit astrotark.ee lehed siis saate vaadata, siit isegi neid sünnikaarti ja transiidi neid tabeleid, siit saab tasuta vaadata, et kui tunnete huvi enda Saturni transiidi vastu, siis minge vaadake. Nii, aga natuke veel anda sellist värvi juurde selle Saturni esimesele ringile näiteks, et siis Tarnas on selle nimetanud siis biograafiline kristalliseerumine. Biograafiline meie olemus kristalliseerub, saab millekski konkreetseks, eks. Kui Saturn naaseb oma sünnipositsiooni umbes 29-aastaselt, algab see, mida Richard Tarnas nimetab biograafiliseks kristalliseerumise perioodiks. Aeg, mil inimene peatub, et vaadata tagasi, uurida mineviku kogemusi ja tuletada oma arengu põhisuunad ja pöördepunktid. Ehk siis see on selline pöördepunkti aeg meie elus. Mul oli ta siis siin 2021. Võtame siit, lähme siia, siis on näha ka siin ilusti peal. Nii, 2021 aprillis oli ta mul siin. Nii, paljud kirjanikud, kunstnikud ja mõtlejad loovad oma esimese suurema teose Saturni tagasituleku ajal. See on hetk, mil inimeste elu eesmärk hakkab võtma kindlat kuju. Kui noorus hajutatud kogemused sepistatakse millekski püsivaks. Ehk siis see on ka selline küpsemise aeg hästi paljudel inimestel elus ja see on muidugi üks selline asi, millega ma arvan, kõik inimesed saavad samastada, et eriti kui sa lähed vaatad oma seda kuupäeva, siis seal kõigil on hämmastavad sünkroonsused just selle Saturni ringidega. Nii, Dante Alighieri siis üks kuulus näide tema Saturni ringist esimesest. Kirjutas siis Vita Nuova oma esimese suurema teose mõtiskluse armastusest, surmast ja armust. Avaridadelt ütleb ta, see on inglise keeles, ma tõlgin seda, I am going back in the book of my memory to distill the major threads and turning points of my development. Väga Saturnilik. Ma lähen siis raamatus tagasi oma mälestustes, et siis destilleerida või tuua välja siis oma sellised põhijooned või suunad oma elus, oma elu siis arengupunktides või arengus. See biograafiline kristalliseerumine pani aluse tema meistriteosele The Divine Comedy, jumalik komöödia siis, mille saturniline arhitektuur koosneb põrgust, puhastustulest ja paradiisist. Siis ta hakkas siis alust panema sellele pühaliku, mis on siis eesti keeles on pühalik komöödia või on midagi muud. Las ta olla, Divine Comedy. Siis Divine Comedy siis väga palju kandis endast siis seda sellisest Saturni teemasid, millest ta hakkas siis alust panema just siis selle Saturni esimese ringi ajal. Kohtuotsustest, karistusest, ajast, võitlusest, mälust ja autoriteedist, kõik väga sellised saturnilised teemad. Richard Tarnas, siis arhetüüpse astroloogia asutaja, tema siis esimene Saturni tagasitulek vanuses 28-30. Kogu tema arhetüüpse kosmoloogia alane töö algas tema esimese Saturni tagasituleku ajal. James Hillmani essee, siis juba siin, millest me ennem rääkisime, on Senex Consciousness, lugemine sel perioodil, ja siis Tarnas ütleb, gave me a model for how you could simultaneously articulate astrology and not abandon the whole educational journey. Ehk siis see on Senex Consciousness, see kuulus James Hillmani essee, millest siin juba ennem oli juttu ja millest mul on ka tehtud siis saade Hardo Pajula ja Siim Lillega. Ehk siis Tarnas luges seda esseed siin sellises vanuses ja see andis siis temale sellise mudeli, kuidas ta sai siis ühel ajal siis nii-öelda sõnastada või tegeleda astroloogiaga ja teiselt poolt siis mitte kõrvale jätta siis sellist akadeemilisust või sellist, Tarnas ise on ka siis Harvardis doktorikraadiga ja väga paljud siis arhetüüpsed astroloogid on kõik siis, ütleme, doktorikraadidega, magistrikraadidega, analüütikud, psühholoogid, filosoofid,
ehk siis see arhetüüpne astroloogia ka on oma olemuselt või see koolkond on väga siis sellises akadeemilisuses. Ja see on muidugi, mida mina ka siis enda nende intervjuudega enda isiklikul kanalil katsun teha, et tuua siis ka võib-olla siis sellise astroloogiasse siis sellist akadeemilisust või natuke sellist nagu tõsiselt võetavatust. Et mul on siin intervjuusi ka siis jungiaaniku analüütikutega, siis Tartu Ülikooli ladina keele sumeroloogidega, ladina keele professoride, kreeka professoride, proovin ka siis tuua nagu natuke siis akadeemilisust, sarnaselt nagu siis nad seal Californias teevad. Ja siis muidugi siis Tarna siis luges seda On Senex Consciousness, selle Saturni, tema nimetada, et see on siis parim tekst siis Saturni arhetüübist, see On Senex Consciousness, kui keegi soovib seda, siis ma võin seda teile saata, andke mulle teada. Selle võiks kunagi eesti keelde ka tõlkida, ma usun, ma võtan selle ette üks hetk. Ja siis selle artikli lugemisest sai siis The Passion of the Western Mind, mis on ka eesti keeles ilmunud Postimehe fondis Edmund Burke'i Eesti sarjas. Õhtumaa vaimu passioon on siis see raamat ja praegu seda Kosmose psüühet, mis on siis, mul ei ole siit kohe käeulatus seda võtta, aga Kosmose psüühe ongi siis selle arhetüüpse astroloogia esikteos, mida praegu siis tõlgitakse eesti keelde ja Postimehe fond tõlgib seda. Huviga ootan juba, minu jaoks on siis üks olulisemaid raamatud, mida mina elus on lugenud, siis Tarnas seal kirjeldabki siis seda arhetüüpset astroloogiat, just nende välisplaneetide asetusi. Praegu on siis Saturn, Neptuun, millele ma olen keskendunud, kohe ma toon teile jälle selle Uraan-Pluto teema suuremalt sisse järgnevatel nädalatel. Ehk siis see raamat seal keskendubki siis just nendel välisplaneetide suhetele. Paks raamat, see saab olema tore päev, kui see ilmub. Nii, Liz Green siis. Saturni tagasitulek, tema sellest A New Look at an Old Devil, Saturn, uus vaade siis vanale, ma ei tea, siis kuradile või midagi sellist. See raamat on ka mul olemas, Siim Lill kinkis selle, siis võib-olla ma juba mainisin seda teile ka, aga siis seal ta ka siis vaatab seda Saturni läbi sellise uue prisma natuke, selline psühholoogiline vaade või mida me näeme, mis siin tänapäeval hakkab toimuma, et me hakkame nagu uuesti vaatama natuke teistmoodi nendele planeetidele, et nad ei ole ainult halvad, ühed ei ole ainult head, nad ei ole ainult mehed, vaata kõik planeedid on ju, ma ei tea, siis valdav osa planeetidest on kõik oma nimed meeste järgi saanud, miks? Et me võiks nimetada neid nii, nagu nad on, et see kaugel asuv aed. Või siis suur ere Jupiter või punane maa Mars või siis see, kes liigub kiiresti Merkuur või siis selline taeva, ma ei tea, siis printsess või kuninganna või see kõige ilusam täht, kõige eredam täht Veenus. Et need nimesid, sellised ilusad nimesi, mis on neile palju on neid ilusad nimesi neile ka. Aga siis raamat kirjutatud tema enda Saturni tagasituleku ajal, ka kirjutas siis Saturnist raamatu enda Saturni tagasituleku ajal, kujundas siis selle suure pahategi ümber küpsuse, vastutuse, sisemise autoriteedi õpetajaks. See raamat on endiselt üks mõjukamad astroloogia tekste, mis on kunagi kirjutatud. Kes soovib huvitav see Saturni teema, siis lugege seda Saturn, A New Look and an Old Devil. Äkki selle tõlgime ka kunagi eesti keelde, vaatame. Aga ka siis kirjutatis tema selle Saturni tagasituleku ajal. Nii, James Hillman siis, juba mainitud. Esimene suurem töö, siis see Hillmani essee On Senex Consciousness, siin igalt poolt on see on eest ära jäänud, kirjutatud vahetult pärast tema Archetypal Psychology Revelationit 1969. aastal. Sai Saturni psühholoogilise mõistmise põhitekstiks, see näitas, kuidas Senexi arhetüüp läbib religiooni, filosoofiat ja tähenduse enda struktuure. Ehk siis jällegi kirjutas siis oma põhiteose või põhiessee Saturnist oma esimese siis Saturni ringi all. Sellised huvitavad sünkroonsused, eks. Saturni siis kiirelt teile siis mõned Saturn kombinatsioonis, siin enda kanalil, siin Astrotark kanalil ja Riko Veskiväli kanalil ma olen siis hästi palju see Saturn-Neptuun teemat puudutanud, sest see on see, mis praegu maailmas koos on taevas. Siin Astrotark lehel siis saate ka vaadata neid maailma horoskoop lehe alt siis neid praegused transiite. Siin on siis ka need kirjeldusid, et mida see praegune seis teeb ja muidugi siin kanalil siis see on kindlasti see planeetide paar, millele mina olen siis kõige rohkem aega kulutanud praegu, siis muidugi sellepärast, et see on see kõige olulisem hetkel, siis struktuur Saturn kohtub transcendentsusega. Jumaliku ühtsuse transcendentne neptuunilik printsiip kehastub Saturni aja, ruumi ja surelikkuse maailmas. Virginia Woolfi teoses To the Lighthouse näeme seda dünaamikat. Patriarhaadi nähtamatu struktuurid, Saturni jäigad vormid, piiravad ja ahistavad ookeanist neptuuniliku sisemist elu. Siis Virginia Woolfi looving paljastas patriarhaadi salakavalad ja peened viisid, mis avalduvad meie igapäevaelus.
Saturni nähtamatu arhitektuur, mis kujundab Neptuuni voolateadust. Ehk siis Virginia Woolfi siis teoses siis saab ka osade inimeste eludest saab vaadata, kuidas siis need Saturn-Neptuun teemad tulevad rohkem välja. Virginia Woolfi siis teos, ma otsisin siis vahepeal siit kiirelt välja tema sünnikaardi, ehk siis tema teosest To the Lighthouse, siis näeme seda Saturn-Neptuuni dünaamikat ja nende inimeste eludes, kes siis on näiteks sündinud selliste seisudega, et Virginia Woolf siis sündinud ka siin 1882. aasta Saturn-Neptuuni konjunktsiooni ajal, ehk siis paljud inimesed, kes on sündinud siis teatavate tugevate planeetide seisudega, see on sama seis, mis siin praegu taevas on, ehk siis nende inimeste eludes me näeme ka siis neid dünaamikaid nende tekstides, nende eludes. Sellest ma olen ka siin nendest teistest Saturn-Neptuuni videodes palju aega pühendanud. Nii, Saturn-Pluto. Siin peaks siis üks juures olema. See on siis võib-olla selline kõige karmim kombinatsioon. Ka sünnikaartides, see on siis selline jõud, transformatiivne jõud, teinekord selline hävitav ja Saturn kord. Kõik maailmasõjad on nende seisude all olnud, koroonapandeemia oli selle seisu all, siis meie igapäevane elu oli, siis tuli see pandeemia või siis see Pluto transformeeris, jättis meid kõiki koju, see siis kõik toimus selle pandeemia oli ka selle seisu ajal. Ja need on natuke siis vastandikud, et see Pluto on selline hävitav jõud, Saturn on selline kord, eks. Kord kohtub jõulise transformatsiooniga. Saturn-Pluto kombinatsioon ilmneb välja kujunenud struktuuride ja elementaarse transformatiivse jõu kokkupuutena. Välja kujunenud struktuur, meie igapäevane elu, eks, millega me oleme harjunud ja siis tuleb see transformatiivne, elementaarne selline jõud. Selle varjus toimub siis rõhumine, totalitarism, hävitamine, kõige arenemal kujul, looduse säilitamine, sooline leppimine, taastav õiglus. Saturn-Pluto positiivne väljendus küsib, kas me suudame kasutada võimu vastutustundlikult, kas struktuurid suudavad pigem elu teenida, kui seda purustada. Saturn-Pluto siis ka selline karm kombinatsioon. Et siis mida siin Astrotark lehe saab teha ka näiteks õppematerjalidest või enda sünnikaardist, et te saate siis vaata, mis teil on, mis seisud teil Saturniga on, siis sinna alt saab kohe neid avada, lugeda neid kirjeldusi. Siin planetaarsed arhetüüpide on siis need õppematerjalid, Tarnase käsiraamat on siin, siit saate siis vaata neid kõiki kirjeldusi. Et selline suur selline siis või siis selline üks kohta, kus siis saab ka siis ligi pääseda siis nendele erinevatele kombinatsioonidele, mis siin on. Täna siis me siin vaatasime Saturni puhul Saturn-Neptuuni ja Saturn-Pluto kombinatsiooni ja siis võib-olla siis siia lõppu siis Jungi paar mõtet, et mis on siis Saturni kingitus, mida Saturn siis meile annab. Saturn annab meile palju kingitusi, kuid neid saab kohata ainult tema varju läbides. Eks me peame siis Saturni raskusest läbi liikuma. Rahulolu sellest, et läbime midagi lõpuni. Tähendus, mis antakse meie võitlustele. Teemad, mis tekib kestva surve tulemusena. Ehk siis, ja siis muidugi Jungi see kuulus tsitaat, et the curious thing is that the damn thing works even after death. Ehk siis see astroloogia huvitav asi see ka, et seda on ka palju jälgitud, et need transiidid või see astroloogia, et isegi kui inimene on surnud, et siis need transiidid avaldavad mõju meile isegi peale meie surma. Et seal, ma ei tea, sündmused peres või näiteks mingi kuulsaks saamine või ja nii edasi. Et kui need transiite jälgida, siis imeliku kombel need transiidid toimivad ka peale surma edasi. See on siis see kuulus Jungi tsitaat, et isegi kui me oleme sellest saturnilikust maailmast, sellest reaalsusest, sellest siit lahkunud, siis see Saturn liigub ikka edasi ja loob seal seda, kas meie enda mingit karmat või meie enda seda struktuuri. Aga selline siis kokkuvõttev video täna Saturnist, natuke tema arhetüübist, natuke tema nendest ringidest, siin juba eelmainitud podcastid Saturni arhetüübist, sellest James Hillmani esseest, siis sellest Saturni feminiivsest poolest on üks saade ja siis muidugi sellest sünnikogemustest on üks saade ja kindlasti siis julgustan teid minema Astrotark lehele ja lugema enda sünnikaardi kohta, jälgima enda transiite, siit saate enda partneri, laste, vanemate, sõprade kaarte lisada nii palju, kui soovite. Ja mul on hea meel, et olete minu kanali jälgija ja ehk siis saite natukene rohkem teada Saturnist, Saturni ringidest ja kohtume juba järgmises videos. Tšau!